kuidas me siis vaatleme neid allikaid? Me vaatame kõigepealt, milline näeb välja allika põhi. See siin on ilus liivane. Siis me vaatame seda vett. Kas see on läbipaistev? Sellel konkreetsel allikal on vesi läbipaistev. Lõhnatu. Ja ilma maitseta. Aga, et olla veel täpsem, vajame me termomeetrit, mis võib olla siis üks selline termomeeter. Peaasi, et ta oleks võimeline mõõtma sellist umbes 5–10 kraadist temperatuuri. Kollane vannipart reeglina ei kõlba, sest et ta nii madalat ei taha mõõta. Paneme oma termomeetri vette. Ja kui me oleme veel paremini varustatud, siis on meil selline tore riist nagu multimeeter, millega saab ka mõõdistada kõiksuguseid asju, paneme ta siia vette ja vaatame ära elektrijuhtivuse, mis siinkohal on, veel natukene liigub ja tuleb 620. Kui me vaatame päris puhast vett, mis tuleb vihmana taevast alla, siis see on selline nullilähedane. Allikal on see 600 kandis võib olla näiteks. See näitab mineraalainete olemasolu selles vees. Kuna see vesi tuleb maa seest üles, siis ta võtab kaasa ka need mineraalained, mis meie maapõues on. Samas ei näita see alati täpselt just nimelt allika olemasolu, sest võib juhtuda nii, et siia tuleb hoopis kusagilt drenaažitoru ja toob kaasa põllumajandusjäägid, nitraadid, mis on samuti mineraalainete rikkad ja juhivad voolu. Allikate temperatuur on alati enam-vähem ühesugune, seetõttu on neid lihtne ära tunda suvel ja talvel, keerulisem kevadel, sügisel, sest suvel on allikavesi alati külm ja talvel, kui kõik muu ära jäätub, siis allikavesi jäätu voolava vee järgi leiab teda ikka. Nii, pH saime praegu 7,41 ja temperatuur on siin 8,5 kraadi. Aga miks me neid andmeid üldse võtame, mis me nendega teeme, miks me mõõdame seda temperatuuri ja pH-d ja me teeme seda selleks, et kanda need allikad punktinfolehele, sest sellisel kombel pisikest pidi oma vaiksel moel kodanikuteadust tehes aitame me tegelikult kaasa oma riigil ja teadlastel infot saada meie põhjavete olukorra kohta. Ja niimoodi me saame allikaid kaitsta, sest siin Lounapõllus need allikad leidsime ja kandsime sellele kaardile meie paar nädalat tagasi. Kahjuks ei olnud neid sellele kaardile kantud siis, kui tõmmati Rail Balticu trass. Kui muidu on allikate kaitsevöönd ikkagi 10 meetrit allikast, siis neid allikaid ei kaitsnud keegi, sest nende olemasolust ei olnud kellelgi aimu. Seetõttu on hästi oluline need allikad kaardile kanda ja sel määral, nagu me seda oskame, ka mõõdistusi teha. Kas või ainult sel määral, et me vaatamegi ära, milline on see allika põhi, milline on see vesi, kas ta lõhnab, kas ta maitseb, milline on taimestik ümber allika. Sellised lihtsad asjad, millega me tegelikult kõik saame toime tulla ja mis on abiks meile kõigile.